Nii juhtus, et ülemleitnant Lukas nägi enne lõunat esmakordselt vahva sõduri Šveiki aupaklikku ja avameelset nägu. Šveik kandis ette. Teatan alandlikult, härra oberleitnant, olen seesama Šveik, kelle härra feldkuraat maha mängis. Teid soovitas härra välipreester Kats ja ma tahan, et te ei teeks tema soovitusele häbi. Ma tahan, et te räägiksite alati tõtt ja täidaksite kõik minu käsud vastu väilemata. Kui ma ütlen hüppake tulle, siis peate isegi sel juhul tulle hüppama, kui see teile ei meeldi. Kuhu te vahite? Šveik vaatas huviga seinale, kus rippus kanaarilinnu puur. Ta pööras oma hea südamlikud silmad ülemleitnandi poole ja vastas mahedal ja südamlikul toonil. Teatan alandlikult, härra ülemleitnant, seal on Hartsi kanaarilind. Ülemleitnant tahtis midagi teravat öelda, kuid silmitseda Šveiki süütut nägu tähendas ainult: härra välipreester soovitas teid kui harukordset lolli ja ma arvan, et ta ei eksinud. Teatan alandlikult, härra ülemleitnant, härra välipreester tõesti ei eksinud. Kui ma alles aega teenisin, sain ma vabaks kui idioot, pealegi kui ametlikult tunnistatud idioot. Meid oli 2 meest, kes sel põhjusel rügemendist ära saadeti. Mina ja veel üks härra kapten von Kaunits. See, kui te lubate, härra ülemleitnant, koukis ühte lugu nina ja kui ta tänaval kõndis, uuristas ühtaegu vasaku käesõrmega vasakut ninaauku ja teise käesõrmega paremat ninaauku. Ja kui ta meiega õppeplatsile tuli, rivistas ta meid nagu paraadil üles ja ütles: sõdurid, pidage meeles, et täna on kesknädal, sest homme on neljapäev. Ülemleitnant kehitas õlgu. Mul käivad daamid külas, tähendas Lukas. Vahel, kui mul pole hommikul teenistusse minekut, jääb mõni ka ööseks siia. Säärasel juhul toote meile voodisse kohvi, kui ma helistan. Saite aru? Teatan alandlikult, härra oberleitnant, sain aru, sest kui ma tuleksin ootamatult voodi juurde, võiks see ehk mõnele daamile ebameeldiv olla. Ükskord tõin ma ühe preelikese koju ja minu Virtin tõi meile voodisse kohvi parajasti siis, kui ma temaga kenasti hullasin. Virtin ehmatas, kallas mulle kohvi selga ja ütles veel: tere hommikust. Mina tean, kuidas olla ja mis teha, kui kuskil magab daam. Šveik seadis korteri kõige paremasse korda. Kui ülemleitnant Lukas öösel koju tuli, või Šveik talle ette kanda: teatan alandlikult, härra oberleitnant, kõik on korras, ainult kass sai seatembuga hakkama ja pani kanaarilinnu nahka. Kuidas nii? Käratas ülemleitnant. Teatan alandlikult, härra oberleitnant, järgmisel viisil. Ma olen tähele pannud, et kassid ei armasta kanaarilinde ja teevad neile liiga. Ma tahtsin neid teineteisele tutvustada. Meil majas elas keegi kübarategija ja see õpetas oma kassi nii välja, et kass sõi esiotsa ära 3 kanaarilindu, aga nüüd ei söö enam mitte ühtegi ja kanaarilind võib talle kas või selga istuda. Ma tahtsin ka proovida ja võtsin linnu puurist välja ja andsin kassile nuusutada, aga tema reo napsas linnul pea maha, enne kui ma sain silmagi pilgutada. Ma ei oodanud tõepoolest temast niisugust häbematust. Kui see oleks olnud varblane, härra oberleitnant, ei ütleks ma sõnagi, aga niisugune ilus Hartsi kanaarilind ja missuguse ahnusega ta linnu sulgedega tükis nahka pani ja kuidas ta seejuures rõõmu pärast nurru laskis. Kuulge, Šveik, kas te tõesti olete nii issanda loll? Teatan alandlikult, härra oberleitnant, olen küll. Mulle ei vea kohe väikesest peale. Ma tahan alati midagi parandada, teha hästi, kuid sellest ei tule ealeski midagi välja. Mõne hea aasta eest sõi kass Stuparti võõrastemajas isegi papagoi ära, sest papagoi irvitas tema üle ja näugus kassi moodi. Kuid kassidel on visa hing. Kui te käsite härra oberleitnant kassi ära tappa, siis tuleb ta ukse vahel surnuks pigistada, muidu ei tule sellest midagi välja. Ja Šveik hakkas ülemleitnandile väga süütu näo ja oma armsa südamliku naeratusega jutustama, kuidas kasse tapetakse, nii et tema jutt oleks võinud loomakaitseseltsi liikmed hullumajja viia.
Šveik ilmutas seejuures niisuguseid teadmisi, et ülemleitnant Lukas unustas oma viha ja küsis: "Te oskate loomadega ümber käia, kas te armastate loomi?" "Kõige rohkem armastan ma koeri," vastas Šveik, "sest see, kes oskab neid müüa, võib nendega kasulikku äri teha. Kuid minul ei ole koertega vedanud, sest ma olen alati aus. Inimesed aga tulid siiski mind kiruma, et ma olevat puhast tõugu ja terve koerapähe neile mingisuguse rajaka müünud. Just nagu peaksid kõik koerad ilmas puhast tõugu ja terved olema. Koeri, kes võivad enda kohta öelda, et nad on puhast tõugu loomad, on tõesti vähe. Kui koer on väga vana ja üleni hall, siis peate ronga hõbedat ostma ja selle üles sulatama ja koera mustaks võõpama ja ta näeb välja nagu uus. Aga enne kui te ta mõne ostja ette viite, valage talle slivovitši kurku, et koer oleks pisut purjus ja ta on kohe keps, lõbus, haugub rõõmsasti ja tikub kõigiga sõbrutsema nagu joobnud raehärra." "Ma armastan väga koeri," ütles ülemleitnant. "Aga on juba hilja, mul on aeg magama minna. Homme pean jälle teenistuses olema, nii et te võite terve päeva selleks kulutada, et mulle mõni pintšer otsida." Ta läks magama.